Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma loodan, et kõigil läheb Ramadani paast juba ilusti. Täna oli siis 3. päev paastumist ja seoses Ramadaniga siis teen ma inshallah iga nädal, inshallah püüan teha 3 videot, kus ma räägin siis ühelt poolt siis alguses muidugi Ramadani teemadest, aga ka erinevatest teistest teemadest, mis on siis rohkem nagu sellised meeldetuletused, võib-olla mitte nagu siis niivõrd loengu vormis, aga sellised asjad juba, mida me tihtipeale teame, aga mis võib-olla kuidagi kipuvad ära ununema või mida me ei praktiseeri või lihtsalt sellised meenutused, meeldetuletused või sellised asjad, mida me võiksime teada või mis meid võiksid ka meie imaani või seda usku tugevdada. Et inshallah täna esimeses videos ma räägin natuke lihtsalt Ramadani paastust või üldse paastumisest tegelikult, sest on meil ka teisi paaste. Et mõningad reeglid sellega seonduvalt ja siis juba vaatame sealt edasi, et mida inshallah, milliseid teemasid võiks edaspidi käsitleda. Ja kui on teil endil ka mingi teema, mida te tahaksite, et ma käsitleks nendes videodes, siis ka kindlasti võite anda teada mulle kommentaarides. Aga täna siis paastumine ja paastu tähendus kõigepealt, mida paastu üldse tähendab. Sellel on, tavaliselt on araabia keeles või üldse islami teemadel on asjadel keeleline tähendus ja siis on usuline tähendus. Nüüd keeleline tähendus paastumisel tähendab millestki hoidumist. Ja selle tähendus islami seaduses on siis Jumala teenimine, hoidudes söögist ja joogist ja kõigest, mis paastu tühistab ning seda alates siis koidiku saabumisest kuni päikese loojanguni. Et meil moslemitel tavaliselt on selge, et koidikust, aga tihtipeale mitte moslemid arvavad, et päikese tõusust, aga see on vale, kuna päikese tõusuga juba on see paastuaeg alanud juba enne, koidikuga algab see. Nii et see, kes näiteks sööb koidiku ja päikese tõusu vahel, siis selle paast ei ole kehtiv. Nii nagu on islamis ka palvetel on sambad, nii on ka paastumisel 2 sammast. Islami palvetamisel on sambad ja üldse islamis on ka 5 tugisammast, aga samuti on ka paastumisel sambad. Paastusambaid on 2. Kõigepealt kavatsus ja siis paastu tühistajatest hoidumine. Paastu tühistajad, need araabia keeles on selline väljend nagu mufattiraat ja see tähendab siis kõike, mitte ainult sööki ja jooki, aga kõiki neid asju, mis siis seda paastu tühistavad. Ja sellest ka inshallah tuleb juttu. Nüüd kavatsus või kavatsuse kategooriad paastumise puhul on samuti 2. Kõigepealt meil on kohustusliku paastukavatsus ja vabatahtliku paastukavatsus. Ja kohustusliku paastukavatsus siis tuleb teha paastu jaoks öösel enne koidikut ja piisab näiteks, kui me paastume Ramadani ajal, siis piisab, kui me teeme selle kavatsuse 1 korra, siis esimesel öösel enne paastu algust. Et ei ole vaja seda iga kord teha, aga me võime ka seda iga öö teha, aga on piisav, kui me teeme selle ühel korral. Et näiteks, kui meil läheb meelest, näiteks me oleme kuskil Ramadani keskel või näiteks järgmisel päeval, näiteks homme paastume ja siis me unustame selle kavatsuse teha koidikul. Näiteks me õhtul sööme ja läheme magama ja me unustame selle kavatsuse teha. Ja ärkame üles pärast koidiku algust, siis see kavatsus juba, mis me tegime Ramadani alguses, see on ka täiesti piisav. Et sellest 1 korrast piisab. Nüüd see teine kategooria siis paastu kavatsuse juures on siis see vabatahtliku paastu kavatsus. Nüüd selle kavatsuse võime me teha ükskõik mis kell päeva jooksul, ainult sellel tingimusel, et me ei ole söönud ja joonud muidugi, ei ole olnud ühtegi teist paastu tühistavat tegurit. Ja see tähendab, et näiteks kui me ärkame ülesse, kui me ärkame ka hiljem näiteks ülesse kell 10-11 ja mõtleme, et okei, et võiks täna teha vabatahtliku paastu, siis on täiesti okei teha see kavatsus sellest hetkest tingimusel siis, et me ei ole eelnevalt selle koidiku ja selle kavatsuse tegemise vahel ei ole sooritanud ühtegi
sellist asja, mis paastu rikuvad või tühistavad. Nii, ja nüüd edasi siis paastu kategooriad ja neid on ka 2, et ongi siis seotud, üks on siis kohustuslik paast ja üks on vabatahtlik paast. Ja kohustuslik paast on näiteks, kõik me teame Ramadani paastu, aga näiteks on ka patulunastused, mõningatel pattudel on üheks selle patu lunastamise viisiks paastumine. Ja üks näiteks selline näide selle kohta on see, et üks paastu tühistajatest on samuti Ramadani ajal või üldse paastudes on seksuaalne vahekord. Ja see tähendab, et kui keegi on vahekorras Ramadani ajal teadlikult, siis üheks selleks patulunastuse viisiks ongi siis paastumine 2 kuul järjest. Et on hästi karm selline patulunastuse viis. Aga see näitab ka seda, et kui püha on see Ramadani kuu, et kui tähtis on sellest kõigest hoiduda, mis meil sel kuul on päevasel ajal keelatud. Nüüd Ramadani kohustuslikkuse tingimused. Et millal siis on ja kellel on kohustus paastuda. Kõigepealt esimeseks tingimuseks on islam. Inimene on moslem, alles siis saab talle see kohustuslikuks. Teine tingimus on terve mõistus, et mille vasta on siis hullumeelsus, kes üldse nagu asjadel vahet ei tee. Me ei räägi siin mingitest, ma ei tea, keegi ütleb, et tal on depressioon ja ta ei saa paastuda, et see ei ole päris nagu, selle all ei mõelda, et siin ei mõelda mingeid selliseid probleeme, terviseprobleeme. Et konkreetselt, kui inimene ei tee asjadel vahet, kui on tegemist konkreetse, võib-olla siis kliinilise hullumeelsusega, kui selline termin olemas on, et sellisel juhul ka ei ole kohustus paastuda. Samuti ei ole nendel inimestel ka teisi asjad kohustus teha, palvetada ja nii edasi, et nad on vabandatud. Kolmas kohustuslikkuse tingimus on täisiga ja see tähendab siis islamis puberteediikka jõudmist, millel on ka konkreetsed tingimused või konkreetsed märgid, mis on meeste ja naiste puhul erinevad. Ja see ei tähenda siin seda, et ma loodan, et meie kogukonnas mitte, aga võib-olla mõningates kohtades arvatakse, et enne kui laps ei saa 18, et siis tal ei ole kohustust paastuda. Aga see päris nii ei ole, kuna tavaliselt saavad ikkagi inimesed jõuavad puberteediikka palju varem. See võib erineda ja erinebki inimestel. Mõnel võib see olla näiteks 11 aastaselt, 12, 13, 14, aga 15 on siis see vanuse poolt juba määratud ka see ülempiir, et kõik, kes on juba 15, peavad kindlasti paastuma. Nüüd laps, kes siis teeb asjadel vahet, islamis on ka selline termin nagu tamyiz, mis tähendab siis, et tehakse, kui laps hakkab asjadel vahet tegema. Ta teeb näiteks vahet, et mis on hea või halb, nagu üldises pildis, näiteks ma ei tea, tulel ja veel kuumal, külmal, et sellistel lihtsatel asjadel. Ja sellel ei ole ka mingit konkreetset iga vanust, aga sellest hetkest alates on soovituslik ka siis, et siis tema ema, isa püüavad ka niimoodi vaikselt hakata õpetama talle paastumist. Ja seda saab hästi lihtsalt teha, et kui laps paastub, siis näiteks mõne tunni hästi niimoodi tasapisi hakata harjutama. Et miks see ka tähtis on see, et kui nüüd laps jõuab puberteediikka, et siis tal ei oleks seda, et nüüd ta peab järsku kohe terve päeva paastuma, et ta on nagu harjunud niimoodi tasapisi natukene paastuma juba, see ei ole talle nii keeruline ja siis ta ei tunne ka, et see oleks midagi väga sellist rasket või võimatut tema jaoks. Nii, siis samuti on tingimus, mis teeb Ramadani kohustuslikuks on paikne olemine, ehk siis reisimise vastand, et kui inimene on elab kuskil kohapeal paigal, et ta ei reisi ringi, sest ringi reisides on meil lubatud paastumist siis katkestada ja paastada need päevad järgi hiljem. Aga samas soovituslik on või parem on reisi jooksul paastuda, kui see mingeid selliseid kannatusi ei valmista, kui see mingeid raskusi ei valmista. Tänapäeval on ju, tegelikult reisimine ei ole see, mis oli vanasti, kui kuskil kaameli või hobuse seljas reisiti ja ma ei tea, näiteks kõrbes, päikse käes, kuumas või kuskil mujal külmas piirkonnas. Et see oli hoopis teine
tänapäeval me istume kuskil lennukisse, bussi, autosse ja tegelikult me ei tunne seda vahet väga, et see reisimise ajal kuidagi meile palju raskem oleks kui kodus paastumine. Et sellepärast on parem seda teha reisides ära, et siis meil ei jää neid päevi ka võlgu ja samuti saada osa sellest Ramadani sellest erilisusest, kuna Ramadani kuu on see püha kuu, et siis sel ajal on see paastumine parem. Aga samas on jällegi meil lubatud et see on parem, see ei tähenda, et me ei võiks jätta mõned päevad näiteks reisides paastumata, meil on täiesti see õigus olemas Allahi poolt. Et see on juba inimese enda valik siis. Samuti kohustuslikuks teeb siis, kui inimesel on tervis korras, kui tal on tõsiseid terviseprobleeme, mis siis seda paastu kuidagi takistaks või tema tervis või elu ohtu seaks, kui ta seda teeb. Ja samuti siis menstruatsiooni ja sünnitusjärgse veritsemise puudumine on samuti on üks see tingimus, mis selle kohustuslikuks teeb. Sest menstruatsiooni ajal ja samuti selle sünnitusjärgse veritsemise ajal ei ole kohustust paastuda naistel. Nüüd, kui inimene on haige, siis tulles ühe selle tingimuse juurde, et korras tervis. Kui inimene on haige, et mis siis tuleb teha, et kas ta siis paastab või millal ta paastab või mis ta teeb, siis siin see jaguneb 2. Et meil on kõigepealt haigus, milles tervenemist ei olegi loota. Et inimene on ongi raskelt haige. Ja teine on siis see, kus ta loodab paranemist ja tal on lootus terveks saada. Aga sellest ma räägin juba lähemalt järgmises videos ja praegu siis sellega lõpetan ja inshallah, nagu ma ütlesin, inshallah iga nädal püüan teha 3 sellist väikest videot ja kui teil on mingeid konkreetseid teemasid, mida te sooviksite, et ma käsitleksin, siis andke ka kindlasti teada mulle. Barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.